tere, siin. Päev garaažis hakkab pihta selle kuldse autoga. Lugu on natuke parem, kui ma alguses arvasin, kuid midagi head siin ka tegelikult ei ole. Ma olen suhteliselt selle tagasilla juba osandanud siin, et kõik, mis nurgas on katki, aga hea osa on see, et selle õõtsa kinnituspunkt on oma koha peal, mida ma kõige rohkem põdesin. Ja siin on paar niisugust kummalist asja, mida ma ei oleks oodanud. Näiteks seda, et rattalaagri pesa läheb puruks ja hakkab rattalaagrit välja pressima. Ma panen kaamera teistpidis, näete ka. Sellist asja ma ei ole veel kunagi näinud. Et see siin on stopper rõngab äär nagu pooleks ja ta rattalaagri välja pressinud siit seest. Et jep. Tere, siin. Täielik garaažipäev. Driftiauto on selja taga, veits lahti võetud. Siuke värk, et see Pärnu avarii. Midagi väga pekki ei keeranudki. See tähendab seda, et silla kinnitused on oma vanades kohtades. Aga seest küljekarbi vedas küll niimoodi sisse, et välimisest ja sisemest karbist see üks tükk. Nüüd on see kõik lahti lõigatud ja tegin tugevamad tõstmiskohad siia. Neid videost hästi ei ole aga ettepoole sama asi. Siia ka. Ja tegelikult siia alla tulebki põhimõtteliselt 90-kraadine karp. Ehk siis seda originaalkarbi kuju me ei säilita üldse. Ja see ei olegi enam vajalik, sest et selle bodykiti all peaasjalt on see lihtsalt hea karp. Ja polegi midagi. Ma siin lõikan tükke ja siis keevitan neid. Ja vähe sellest. Käisin CSG meeste juures ka. Painutasin need plekitükid seal maas, et ühed on siis millipaksused ja teised on 1,5 milli lausa. Et karbi plekk saab päris jäme. Et kaalu mõttes võib tunduda see natuke vale, aga kokkuvõttes pole oluline, sest et karpi on vaja. Chatis tagant teile küsimusi, mis teile küsisite, siis ma teile vastata. Autokaart või? Ma ei tea, kui on teie? Uus päev on alanud. Kolmapäev, nii et täna õhtu peaks pill sõitma. Seis on päris hea, see tähendab siis see nurk on kõik koos. Ostsin uue amordipoldi teisel poole ka. Ja siis saab selle amordi uuesti kinni panna, teisel poole on vana poldiga veel kinni. Pidurid on koos, veovõll vajab komplekteerimist siia, et läheb uus sisemine ots ja uued kummid ja asjad. Ja siin poole on see terve, nii et tuleb ehitada, et ikkagi õigel ajal veel. Uued kaikad kõik paigas. Firo on täna siin veits timminud meil pillina. Päris hull. Tundere bodykiti külge pannud täna ära. Keijo tõi värvikuninga käest siukse ilusa värvitud raami ära. Ma ei tea, kas see videos jääb hästi, aga siin siukegi. Siis Keijo tegi ka veits tööd, vaadake seda, vaadake, ma näitan teile kohe. Selle rihma pani siia külge. Suva. See mees võttis pikutamiseks hea asend endale. Ta puurib veel ordu. Väga hull. See päev ei saa läbi. Täna on kolmapäev ikka veel. Kuna mulle tuli appi, siis ma tegin väikse ehitusliku töö. Termokaana veel peale panemata, see on siin ümber. Kontroll, kärutuled töötavad jälle. Pärnus lõhksime kärutuled ka ära. Aga noh, see on väike asi. Igal juhul, kärutuled on korras. See tähendab seda, et sellega võib reisile minna. Palju ägedam osa hakkab siin pihta. Näiteks Firo on see üks äge osa. Ta teeb midagi väga tähtsat seal igal juhul. Aga vaadake põhjalt seda asja. See ratas tundub silma järgi vähemalt õige koha peal. Siis homme saame teada, mis sillast end selle peale ütleb. Kuule, sul saab sarnane orants nagu seal üleval. Mis värv üldse oli, vaata, meil on kana värv üldse.
Häädemeeste või? Jaa, nii. Häädemeeste. Igal juhul. Circle K. Häädemeeste Circle K ja just sinna selja taha. Ja me oleme teel Leetu. Kas me sinna Leetuga jõuame selle sõiduga? Me ei ole üldse kindlad, sest et kell läheneb 1 ja me pole Eestistki välja jõudnud. Nii et peame siin sõitma edasi veel ja polegi midagi. Jõuame kuhugi maale ja võib-olla võtame hotelli ja siis vaatame, mis seal hotelli juures juhtuma hakkab. Ma ei taasanud praegu midagi. Keijo tahtis, et ma filmiksin teda. Keijo raskem projekt on siin avatud armatuuri peal ja ta on valmis jõudma Leetu. Täpselt nii see minek hakkab. Imeline Leedu. Päike on tõusmas. Kell on, ma arvan, et 6:20. Ma pean edasi sõitma hakkama. Päris tüütu. Aga noh, õnneks ma olen maganud veits aega. Nii et pole midagi. Sõidame sinna raja äärde ära. Algus oli mõte, et võtame mingi ööbimiskoha, aga selleks, et 3 tundi magada kuskil hotellis, me seda ei tee. Me kainatame õhtuni välja, nii et suht kadalipupäev. No nii, tere hommikust! Uus päev on alanud, me oleme teel siis Nemundas või Katsering või ma ei teagi, mis selle õige raja nimi on. Igal juhul siin Kaunase kõrval üks ringrada. Me oleme teel sinna. Sellest on meil puudu ainult 5 kilti ja siis hakkab meie päev. Ja polegi midagi, need mehed siin sätivad ennast valmis. Virol on jälle üks tähtis ülesanne, ta sööb mingit maailma suurimat jäätmist. Arno avas limonaadipudeli ja Keijo teeb siis päevakava selgeks, millal või kus oleme. Igal juhul 12.40. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kell on umbes 11.10. Nii et lähme rajale, sätime need asjad valmis. Auto on eelses tegelikult peaks olema täitsa valmis ja oleme valmis siis kohe trenni minema. Ühes asjas me oleme küll esimesed sellel üritusel. Me oleme esimesena siin kohal. Väga õnnelik ei ole. Karikat pole anda. Ma olen siuke Leedu energia jaoks selle jaoks. Eriline buum. Nii. Sõidame selle raja läbi nüüd. Põmm, 3. sisse läheb. See on päris hull. Ma lähen rahulikult. Aga see on rets, kuidas siin kõrguste vahe on ikka. Kaks pilti teha tegelikult. Et tõesti. Nii. Nagu sellest raja osast nagu. Turra küll, ma ei saa aru, mis kõik siis selle koogas. Ei, ma tahtsin pidurdaks mootor. Ei, ära pidur. Surg. Tahad seda tõusu? Kivi oli mäkeda. Aga ringraja autodele. 4 ei lähe hästi ülesse. Aga siin võib panna küll mingi käigu sisse ära, kui siin midagi piduritega juhtub, ma seal surma siin tõesti. Mõtled, aga sa sõidad ringradasid all hooga. Siit on rohkem, ma arvan, et 150 kõndadest tegema. Ma räägin, et 100 peale. Tuled sellist muukist valmud siia ja siit on juba sisse. Arvaksid välja vahetus saadud sellest vahe. Teate, ma näitan teile ühte kõige lõbusamat asja selle raja puhul või? Jaa. See on teie oma peal. See on teie tracki peal. Ei, selle alguses. Kohe siin paremal. Siin on tema värav. Ta sõidab siit väravast siia. Vaat seda, Arno. Okei, see raja keskel. Jep, seal on vist maja. Jah, seal on teine maja.
ei, raja peal rohkem pole. Raja ääres on küll. Raja ääres, aga mitte raja peal. Jaa, see põrgis on Nagu see peab üle raja minema, see ei pea, vaata. Jaa, aga samamoodi saadavad. See ei ole nii, tema sõidab reaalselt, kui ringrada sõidaks, paneks võistlus seisma, et ta saaks koju. Selle puhul ei ole vahet, see läheb siit metsa tee pealt. Aga meil on Arno vaata niimoodi, onju. Jälgi. See plats on, onju. Tead, mille jaoks on? Lai nappa. Siin panen niimoodi. Panen ketsidega. Nii käitsi pandud. Lähed siia. Siin oli vist nii, et eessõit alustas paremalt. Kuskil siin on. Ja siit paned. Nii, mine. Ja nüüd paned. Laks. Järgmine kõik. Laks. Järgmine kõik. Rada on kohe läbi. Siit tuled, räigoog on sees, jõhkeroog on sees. Lähed siia äärde. Viskad rooliga. Siia klippi, onju. Paned läbi klippi. Lendad siia. Siin tõmbad. Vaata vasakul on majad jälle, vaata. Siin eelmine kord mingi taadike trimmerdas sinna. Eelmine oli ka või? Või ainult videos? Ei, videos oli. Videos oli? Ei, ta trimmerdas ka veel siin. Ikka siin samast trimmerdas või? Ja siis tõmbad siia poole klippi. Ja siis paned siit mööda seda äärt, onju kohe. Siin pole ka klippi kohe, vaata. Siin oli nina kõik või? Ei, siin. Ei, siin on jah, meil oli nina. Ja siis oli väljas. Ja siis, vaata, meil on siia klippi. Siis paned siia. Paned siia ja siis on see hulluse läbi. Ja nüüd on siit on juba, see on juba vist siin enam ei ole arvestust sellest osast peale. Teenilne tehtud. Artsil ärikõned. Keijo on läinud sinna poole minema. Kohe läheme ka meie. Arno auto. Siin on päris üldiselt peab üle raja kõikida. Minu auto. Ja me läheme igal juhul sööma. Auto on valmis pandud. Rehvirõud tegite ka korda ees või? Panid räigelt rõhku sinna. Ja panid taha väidetavalt 4,5, et ikkagi kerida jaksaks. Ja polegi midagi, ma panin võidu seda vormi selga ja lähen koosolekule, nii et varsti on pro-trennid.
vahepeal on juhtunud väga palju erinevaid sündmuseid. Kevini autol tuli üks detail lahti, Sallu autol tuli mitu detaili lahti ja ma nägin Sallu sõitu pealt, see oli kurb. Kevini lugu on ka kurb, aga nad vaatavad praegu seda asja taga ka. Ma võtan teistpidi kaamerasse. Nad lihtsalt on ära löönud, selles on paika. Ma Stabikas on küll, ma arvan küll, vaata, sul on siin täitsa all ja teine pole üldse. Sa rõid sealt, ma ei tea, võib-olla oligi. Aga Stabika on kõveraks löönud. Või siis on ikka kuskile. No, vaata, Stabika varre. Tõsta. Mitmed trenniringid tehtud, ehk siis umbes 9. Lõpetan tänaseks trennidega ära ja lähen vaatama, kus teised sõidavad. Seda põhjusel lihtsalt hoiame tehnikat ja kütust, rehve ja kõike muud. Homme on nagunii veel trenni aega, nii et saame tandemi trenni ka kindlasti. Ja polegi midagi. Lähen vaatama, kus teistel läheb. Oleme oma majutusasutusse jõudnud ja tellisime väiksed kebabid. Igal ühel on siukene pitsakarbi suurune asi. See on räigelt suur. Ma ei tea, see kaalub mingi mitu kilo ikka. No 500 grammi on liha, 500 grammi on kriikid. No see on ikka siukene 1,5 kilone einena. Väga hull. Me hakkame sööma. Tahad rääkida, kuidas esimene kvall ka läks peale TikToki vaatamise või? Vaata seda. TikTok oli päris pull koht. Aga, kuidas kvall läks? No, esimene siuke kindla peale, teise lähme lammutama. Sul? Sama värk. Kaks kvalliringi tehtud ja mehaanikud vahetavad rattad ära. Ma olen valmis tandemiteks. Esimesed ringis on 55 punkti, mis on kindel voor edasi vist. Ja ikka, paneme siin uued rattad ja oleme siis valmis. Eelmise loo kokkuvõte on siis see, et mina sain kvalli punktidena 55 punkti ja teise ringi 0. Teine ring on tegelikult päris hea, aga ma lennutasin ära ninaklipi koonuse ja see on 0. See on siis, see ongi nii, polegi midagi vaielda. Ja peale seda viis see meid kokku siis Kevin Pesuriga, mis on kõige tüütum osa, sest et me oleme tulnud mõlemad Leetu ja me saame nüüd kohe alguses eestlasega sõita. Aga mis teha, siit tuleb saada, kumb peab võidu saama, nii et vaatame, kuidas meil minema hakkab. Ma siis proovin seda kõikiga filmida väljapoolt.
Qualiga läks siis niimoodi, et Qualiga me teame, kus läks, aga tandemite lugu on siis sealmaal, et ma kaotasin. Aga karika ma olen siiski kätte saanud. Selle on teinud mu tiimimehed, ma ei tea, mis ajal. Aga see on tänase päeva jooksul juhtunud, sest et need tükid on tänane päev selle autoküljest tulnud. Ja polegi midagi, sellega see üritus lõpeb, et punktide ja skoori ma ei oskagi öelda, me oleme suht lõpus sellele seekord. Ja polegi siin midagi, pakime asjad ja tõmbame Lätti. Praaneme seal ühe võistluse kohe järgi veel homme. Pinged. No hea hetk praegu õigi mulje on. Jõle soe on. Aga sõit oli normaalne. läheb paremaks sellest. Mul on väga hea. Seda on hea kuulda. Päeva lõpuks peabki head sõidud tulema, kui palju sõita saab. Kui ei tule, siis midagi on lihtsalt valesti. Pead ala vahetama. Kuidas läks ikkagi? See oli päris lahe. Tiri, kas sa juua tahad? Kuule, nüüd isegi tahaks vist. Kohe tuuaks. No, top 4 ootab ees. Tead, Kevin, me ootame sinu järgi ära minemisega või? Äkki te võib-olla ootame, kuidas siin läheb. Äkki need lõpuni juba, kui sa nüüd juba nii kaugele oled läinud. Tule Kevin Raisk. Võib-olla te ei saagi ära minna. Ei saa veel, jah? Kaunasid pidi mingi Mojo Bar või Mojo Club või ma ei tea, mis see oli. Ja Deja Vu on ka, nagu Eesti tead. Eestis. Nüüd on juba väga hea. Ladies and gentlemen, the winner is our guest from Estonia, Kevin! kurie šiandieną mūsų apdovanojo neįtikėtinomis emocijomis, įspūdžiais ir prisiminimais, kuriuos tikrai noh, Kevin, su viimane intervjuu sellest päevast. Viimane intervjuu. Nüüd tuleb see A-vlog / Pesur Motorsport või? Võib juhtuda küll nii, sest mul ei ole midagi näidata hetkel. Ei, vahva. Eile küll liiga lihtne ei tundunud see kõik, kui käigukastid ja uksed ja kõik, mis nii kõik lendas, aga lõpuks läks kõik hästi, nii nagu minema peab. Palju õnnes esimese koha puhul. Aitäh! Asi oli selles patšas. Ma arvan küll. Õnne, patša tungi tükk. Patša, jah.